saime kõne ja meili täna selle venna käest, kelle kaudu me siis uut farmitööd otsime. Nii et me veel selle tulevase tööandjaga ehk siis põllumehega ei ole veel ise rääkinud. Pidime täna ühendust saama temaga või põllumees pidi meile helistama. Ta küll seda veel ei ole teinud, aga sellegi poolest me otsustasime, et on aeg auto korda teha, ära puhastada seest, ära pesta väljast ja pildid ära teha ja müüki panna, sest et me ei tea, kaua siin selle müügiga aega läheb. Ja nii et ühesõnaga väga palju asju on vaja nüüd läbi mõelda ja maha müüa, nii et lihtsalt tuleb kuskilt otsast alustada. Siin on siis kõik meil telkimise, kämpamise asjad. Madrats on ju, siis siin on laud, valgustus, need toolid, siin on see ahipliit või tähendab siis pliit, gaasipliit, siin on ka mingid muud need kõik kämpamistavaar, siin on Siimul korralik tööriistakast, mis on vaja ka maha müüa. Siin on terve hunnika mingisuguseid asju veel, neid autokompressor ja siis see nagu ühesõnaga asi, millega sa seda autot ise käima panna, starter siis mingisugune. Ma täpselt, minu sõnavarad tehnilises maailmas ei ole kõige parem, on ju. Siis, mis meil siin veel on, mingisugused vedelaad on ju, telk ja manti on ja auto ise. Keegi taha osta või? Müüme siin teile Eestis maha ja siuke $5000, et tulge ostke ära. Ulme värk. Tulime Siimuga jooksma, sest et jooksma ja sörkima / jalutama, kes mida tegi. Aga ma olin enamik ajast seljaga päikse poole. Ja ma olen olnud nagu... Ei, siin on hästi näha. Enamik ajast olin teistpidi üldse päikse poole ja seda niimoodi praegu nende pükstega olin mingi 10 vintse. Ja juba on räigrant nagu. Ulme, päike ikka võtab mind hästi. Tšau, auto. Leidsimegi ostja ühe päevaga. Uskumatu. Ma ise natuke kardan, et võib-olla saab liiga odavalt kõik asjad ära antud, sest et me müüme selle autoga ära siis nii kämpingu kõik asjad, laud, istumiskohad, need madratsid, värgid, kõik asjad ühesõnaga. Ja 5900, mis on väga okei, selles mõttes, et Siim on rahul selle summaga. Mulle lihtsalt tundub nagu, et oleks saanud veits rohkem välja pigistada sealt, sest et siin müüakse asju kallimalt. Aga tegelikult on väga hea summa, mis me selle eest saame. Nii et õnneks meil siin sellel pererahval, kelle juures me siin elame, siis neil on siin üks auto praegu, mida me saame kasutada terve aeg, kui me siin sõidame, mis on väga-väga tore. Nii et ma siis nüüd lähen sõidan Siimu taga talle järgi, siis saame asjad kõik müüdud ja siis loodetavasti ei ole mingi skämm ega midagi. Nii et siis lähme tähistama. Auto on müüdud. Ütlesingi, et me tuleme tähistama, siis tähistamegi seda, et saime auto müüdud ja meil on nüüd ametlikult, tegelikult päris ametlikult veel ei ole töökoht olemusega. Yeah? Sorry? Yeah, no. Jätas mulle ka siis. Võtsime, siin on kohalik pruulikoda, just. Pruulikoda ja siis nüüd maitsime nende tehtud õllesid. Me oleme 2 tükki joonud, üks on mango õlu, mis on seal, mis on väga hea ja siis on ingveri õlu, mis on ka päris hea. Mulle maitseb mango oma rohkem, aga siin on erinevad. Mis maitsed siin veel on siin? Siin on Django, siis mango chili. Siis on Angry Rango, ma ei tea, mis see on.
see on ginger beer ja... Guys, we don't have chicken breast. Yeah, no worries. Teenindaja segas korraks vahele, aga ühesõnaga, siin on siis mangopiir, siis on õlu, siis ühesõnaga ingveriõlu, siis on tšilli ja mangoõlu ja siis on, mis iganes on Angry Ranga, ma ei tea, mis see on, siin on... Ginger ja, eks ingveri ja tšilli õlu. Ja siis on ainult tšilli. Ja siis on ainult tšilli õlu, väga huvitav. No, seda me teame ka siit, on ju? No, mangoõlu on väga hea, jees. Saaks nüüd pooleks kohe ära juua. Ma proovisin, ma eelmine kord võtsin liiga suure maksu. Sa võtsid nüüd liiga väikse. Nii, nüüd läheb siis tšilli mango. Django. Tšilli mango. Django. No. Väga veider on tšilli õlu lihtsalt. Olgu. Seda tšillit on natuke ikka tunda ka siin. Siin mõtles, et ainult järel maitsusin tunda tšillit, aga veider õlu on. Vaatan, mis ma võtsin juba lonksu ära tegelikult, aga unustasin filmima panna. Aga ma ütleks, et ma ei saa aru, kas see on hea või halb. Ta on nagu päris tšilline ikkagi. Nagu isegi nagu ma ei oleks ootanud, et see oli tšilli või mis see siis täitsa tšilli õlu on. Saame teada. Võtame järgmise siis, võtame tšilli ja ingveri. See on natuke punakas või tundub? Sulle tundub võib-olla, et see on punakas. Ma ei tea, kui hästi sind kuulda on tegelikult, aga... No. Sobib paremini kokku. Ma arvasingi, et see sobib paremini kokku. Lõhneb juba paremini. See on päris hea. Näeb välja, nagu oleks lihtsalt niisama mingi söök, aga tegelikult on siin hoopiski krokodilliliha sees. Suitsetatud krokodilliliha. Kohe proovime. Esimene emotsioon. Kurat, ma ei saa. Tead suuremad. Võta siis, lõika mingi väike tükk sealt küljest või midagi. Ma ei taha seda nii lappes. Ma ei oska midagi oodata. On tõesti vinske krokodill, aga päris hea. Anna, ma maitsen ka siis. Millega tal ka ilmselt väga rasva ei ole, ma arvan. Ja. Lõhnab nagu kala, aga samas nagu liha. See on nagu kala maitse. Aga nagu aga kana konsistents. Jah. Näe läks. Veider, aga päris hea. Nii, proovime siis lihtsalt tšilli õlut, ilma mitte millegita, ainult tšilli. Sakk kurat. On tunda, et on tšilli õlu. Nii hull on või? Ei no ta ikka kikib natukene. Aga midagi hullu ei ole. Ma ei tea, kas ma filmisin juba, et me krokodilli sööme. No näed, vaadake veel. Päris hea näeb välja. Ühesõnaga ma täpselt ei tea, mis seal toidukohas kõik lõpuks filmitud sai. Aga auto müüdud, kõik kämpimisasjad müüdud. Nüüd ainukesed asjad, mida me peame siis kokku pakkima, ongi meie nagu asjad, riided ja siis mingid siuksed nipet-näpet asjad, mis sa tavaliselt paned sinna kuskile ära sahtlisse ja sinna nad umbes jäävadki nii kaua, kuni sul järsku kunagi äkki vaja läheb neid. Et ilmselt sealt ja riietest ka tuleb ikkagi välja sorteerida, sest et kui me lennukiga lendame Broomist Melbourne'i, siis meil pagas on minu arust ainult 23 kilo. Võib-olla saab sinna juurde osta. Pean uurima seda. Midagi kuskilt lugesin ja ütles, et $65 umbes juurde maksta, et siis nagu saad lisa juurde, aga seal ei olnud täpsustatud, kas see $65 on kilogrammi kohta
või see $65 on lihtsalt ükskõik kui palju sul üle on, et see on nagu ühekordne tasu. Et pean seda täpsustama. Ja nüüd siis hakkamegi lennupileteid organiseerima ja teeme 2. aasta viisa ära. Ja jah, siuksed pisidetailid jäänud teha ja ega siis muud ei midagi, siis saame südamerahuga nautida veel 125% siin pruumis oleku aega. Täna hommikul käisimegi jalutamas, on ju, tähendab jooksmas, jalutamas. Et väga mõnus oli, nii et seda võiks teha iga hommik, iga päev. Aga kuidagi nii mõnus ikkagi on see tunne, kui sa elad nagu vee ääres ja mina ju Tartus terve elu põhimõtteliselt elanud ja seal on ka ikkagi nagu alati kuskil jalutamas käisime, siis ma käisin alati Emajõe ääres jalutamas. Väga harva, kui ma Toomemäel käisin jalutamas või kuskil mujal, alati oli Emajõe ääres ikkagi. Et jügi ja ookean ei anna üldse võrrelda, eks ole, nii et ja mega mõnus. Käisime kängurut eile käisime seda krokodilli maitsemas, siis täna teeme kodus känguruliha, aga kuna siin on sisuliselt olematu protsent rasva, siis see on väga-väga tumine või kuidas öelda, väga nagu nätske liha ilmselt, siis mõtlesin, et ma teen sellest ahjuroa 98% rasvavaba. Olematu 22 grammi proteiini vähemalt. Vaatame siis, näeb maru huvitav välja küll siuke. Ainult liha, 0 rasva. Naljakas. No nii, tegelikult ei tea, kas see känguruliha maitse nagu päriselt annab ka tunda siin. Ma tegin selle ahjus kana puljongiga. Ma tegin kana samamoodi ükskord ja siis ma selle vedeliku jätsin alles ja siis ma nüüd valasin selle uuesti sisse. Nii et võib-olla siin on kana maitse üldse juures selle kängurulihal. Tundub, vaata seda. Täiega kõva. Vaatame. Natuke nagu sealiha. Ahjuliha kui sealiha teha ahjus. Sarnane. Maitse on mingi tugevam lihtsalt. Ja ikka väga kaua võtta paegalt seda närida. Aga ma millegi pärast, tegelikult punane liha on ju, oli ju, selles mõttes. Nüüd ta maitsebki veits nagu punane liha, jah. Aga lihtsalt nagu nätskem. Aga muidu päris okei. Ta on lihtsalt hästi nagu kuidas sa siis eesti keeles ütled liin? Hästi rasvavaba. Puhas jah, nagu rasvavaba ja rasvatu. Söödav ikka. Mis sellel inimesel muidu viga on? Kes selle inimese siia tegid niimoodi? Kas sul on kõik hästi või? Niimoodi tekivad viljaringid randa. Akrobaatika päikseloojanguga rannas. Nii veider tegelikult, et siin nagu soolases vees selline taimestik kasvab. Krokodillidel jää peesitada seal selle taimestiku all. Seda ei käta? Ei, viivane on lihtsalt. Seda ta on, jah. Kuna me ei oska midagi muud teha oma eluga, siis me tulime kinno. Kas see vastab tõele? See on natuke teistsugune kino. Jah, see on vanim välikino. Kas terves maailmas või? Siim luges, mina jätkuvalt ei viitsi lugeda. No ma ei tea, Picture Garden. Mis see tähendab? Pildiaed. Otse tõlkes. Ma ei usu, et see maailma vanim kino. Seda meeldib. No maailma välim kino ei ole see kindlasti.
Ma ka ei usu. Aga jah, vaatame siis selle välikino üle, mis siin on kohalik värk. Päris lahe. On siin äärde või? No näeme. Seal saab muru peal ka istuda ja päris cool. Tulime nüüd jalutama. Või noh, Siim teeb välijõusaalis veits trenni ja mina siis ütlesin, et ma lähen jalutama. Ja see linn on muidu väga tore linnake, aga see on täpselt nii suur linn, et jala kõndida on natuke liiga kaugele ja liiga kaua aega võtab, et jala igale poole liikuda, aga samal ajal on see nii väike linn, et siin ei ole teha mitte midagi. Ja tulin, jalutan siin nüüd siis tee ääres on ja alustasin suht keskelt liikumist selle tee keskelt, nagu mis siin on. Ja mõtlesin tava, et lähen teisele poole ja 2 mintsa kõndisin ja tee sai läbi. Edasi läks tee nagu kuskile majade vahele, mitte nagu siin selle ala juures on ja isegi normaalselt jalutada pole kuskil, ainult siis, kui kuradi madal veetase on, ehk siis mõõn on ja ainult siis mine jaluta seal ranna peal. Ja siis siin on ka üldse suht väike rand. Nii et jah, ma ei kujuta ette, kui ma elaksin. Mingi lühike aeg ikka on tore selles mõttes ja kui sa tööd ka teed, siis sa oled esmaspäevast reedeni enamasti ikkagi tööl. Nii et siis sul ei ole ka nii palju vaba aega. Aga ühesõnaga jah, ma ei tea, lihtsalt tahtsin jagada mõtteid. Ja väga palju lahedaid linde on siin ikkagi. Vaadake seda enda. See on nagu täiega ilusad suled, nagu mida helli on ja samal ajal siuke veider nokk ja mitte veider, aga lihtsalt teistsugune nokk. Nii lahe. Ma siin ükskord ütlesin, et ma näitan natuke linna ka, aga siis me sõitsime suht linna ääres, mitte linna sees, nii et ma siis nüüd otsustasin, et ma näitan uuesti. Mitte, et siin väga midagi erilist üldse oleks vaadata, aga lihtsalt äkki huvitab, millised majakesed siin on või millised teed siin on või mis iganes. Bussipeatus näiteks. Põhiline on lihtsalt see, et kõik ristnikud on ringteed peaaegu. Ja, see on päris lahe. Kütuse hinnad. Näiteks dollarites on need igaks juhuks ütlen. $221 liiter. $221 liiter jah, ütles siin. Siin on üks kohvik näiteks ja jagasin sinna oma CV-dega, raisk tööle ei võetud ikkagi. Siin on prügi näiteks ja hästi põnev on, ma tean. Homme on prügipäev vist. Homme on jah, prügipäev. Aga siin mõnedel on minu eest nädal aega järjest see prügila väljas üldsegi. Ma isegi ei tea, mis siin on. Mingi... Siin on lennujaam või? Ei, siin see visitor saab. See vist on lennujaam ikkagi, jah? See on lennujaam. No võt, siis meie tuleme siia varsti, 11. august. Näed, lennukid on nüüd. Lahe. Siin on mingi staadionilaadne hullus. Spordiväljak või mis iganes. Autod ja... Ma tean, et te näete seda kõike, aga ma ikkagi kommenteerin, sest et miks mitte? Siin on lambist mingi parkla näiteks, kus kõik pargivad oma autosid. Ja karavanidega sinna suurde parklasse või tavalisse parklasse väga ei saa minna, siis nad pargivad siin. No võib-olla ka. Näete, siis see länkar on müügis siin, see Prado. Ta on seal juba mingi... No nii kaua, kui meie siin oleme olnud, nii kaua on see müügis siin olnud. Kes siis üks hinnaga vanad Pradot taolus? Lennuk on seal ja... 12,500 välja käib. Ja siis seal on kaubanduskeskus. Seal on ampull. Siin on ampull. Seal on kaubanduskeskus, kus on siis toidupood ja mingi paar riidepoodi isegi ja siis on K-Mart ja need on pärismaalased näiteks, saage tuttavaks. Siim ütles, et ei ole ühtegi ilusat pärismaalast siin näinud ja ma täitsa nõustun temaga. Ei tea, kas see, kes
sa ei näinud võib-olla. Ei näinud. Postimaja sees siis oli ka päris maaline. Ta oli nagu mustanahaline, aga kas ta oli päris maaline või lihtsalt mustanahaline? Minu arust oli ta lihtsalt mustanahaline. Minu arust ka. Sest ta oli ilus. Seega ma eeldan, et ta on musta. Sinnani ma tahtsingi jõuda, et kas see oli mingi anomaalia või siis täiesti perses nagu. Mis on? Kuidas nad teised pargivad, ma ei saa aru? Inimesed ei oska jah väga parkida siin. Nagu mingi full kuradi joonte peal, siis ma pean see vahele. No kõik ostavad endale suured autod siin, aga nad ei oska suurte autodega sõita ja siis sellepärast see jama tekibki. Aga olgu, tore oli jappida, aga me lähme nüüd poodi siis. Täiega nõme on see, et tahaks mingit värske marri või midagi, aga vaadake palun seda hinda. See ei ole 86, see on 36. On ju? Jah, 36 kilo. Ja see väike karp. Pakkin 4,50. Miks politsei meile külla tuleb? Mõtlesin, et ma näitan natuke majade vahelist elu ka siis, mis siin elamurajoonides just need välja näevad. Elamurajoon nagu elamurajoon ikka, aga mul on siuke tunne, et need enamik majad siin on nagu plekist kõik. Kas pole mitte nii, Siim? Ei no, plekk fassaadiga võib-olla küll, jaa. Plekk fassaadiga, jah. Seda ma muidu on. Ai, siin on puit, never mind. Muidu on ikkagi puit karpess, ma arvan. See rajoon siin on natuke viisakam. Aga kas sinnapoole otse edasi oli või? Mis see, et see on tubik tänav? Ei, nagu jaa, aga nagu suuna mõttes sinnapoole. No sinnapoole. Nad diagonaalis sinnapoole ühesõnaga siis jäävad nende pärismaalaste majad ja siis seal pidi olema ikka suht hull elada. Getona. Ja, siuke gangsta shit. See on näiteks selline kesklinnalaadne osakene, kus siis on nagu igasugused kohvikud ja väiksed poekesed ja kutsutakse Hiina linnaks. Siin samas oli ka see kino, kus me käisime üks õhtu. Seal teisel pool on ka siis samasugune tänavakene, kus on samuti mingid poed ja väiksed kohvikud ja värki. Vot. Siin on see kino siis. Tervitused siit maalt. Ei ole vahepeal väga midagi filminud, sest et ausalt öeldes ei ole olnud midagi filmida. Mõtlesin, et esiteks mul on vaja need mõtted ja tunded välja saada siit peast. Seega, mis parem võimalus selleks on, kui lihtsalt välja rääkida. Mõned inimesed kirjutavad, mina ka kunagi kasutasin päevikut selleks, et sinna mõtteid välja kirjutada. Aga kuna me elame vlogi ajastul ja me oleme siin niikuinii juba vloginud ja mõtlesin, et oleks tore võib-olla teile ka jagada update'i, siis siin ma olen. Kõnnin toas edasi-tagasi ringi, sest et ausalt öeldes ega ei olegi midagi muud targemat teha siin. Või tähendab, eks ikka on minna välja pubidesse, baaridesse, restoranidesse, kohvikutesse, raha kulutada. Raha kulutada, mida meil on, aga mitte sellisteks asjadeks. Seega oleme siin viimased 2 nädalat istunud lihtsalt toas. Iga päev vahepeal käinud õhtul päikseloojangut nautimas rannas. Väga üksikud korrad. Jah, seda võiks iga õhtu teha. Aga samas palju sa ikka jaksad seda ühte sama vaadet vaadata. Näiteks Siimuga just rääkisin ka, et näiteks Tartu linnas on ju. Ma võiks iga päev jalutada Emajõe ääres. Mulle noorena meeldis, ma nagu vana oleks, aga nagu nooremana, kui ma elasin Tartu linnas, siis mulle väga meeldis Emajõe ääres jalutada. Ma mäletan, et mulle sõbrad ka vahepeal kommenteerisid, et miks me jälle Emajõe äärde lähme või mis sa käid seal kogu aeg Emajõe ääres? Ma ei tea, mulle meeldib, on ju. Seal on näiteks kuusepuud, lehtpuud, pingid, kus inimesed istuvad või ei istu inimesed, mingisugused need skulptuurid on see eestikeelne sõna vist on ju ka ju. Siis on seal vesi, sillad, erinevad majad, autod sõidavad mööda, inimesed, loomad, kõik värk on ju. Siin sa lähed jalutama, siin on rand, vesi ja liivaunnikud. Kõik. Et mulle meeldib vaheldus, kui ma näen nagu mingisuguseid vahelduvaid
objekte või mis iganes, noh jah, siin on ka inimesed ja loomad ja vahest neid kaamleid ka mööda jalutamas, aga ikkagi. Jah, võib-olla need on lihtsalt vabandused. Tore ikka vahest seal käia, aga niimoodi, et tahaks nagu iga päev kuskil jalutada, siis noh, ma ei kutsu väga. Mis veel? Ootame siis lõbusasti farmi minekut, nii lõbusasti, et ma tegelikult üldse ei taha minna sinna. Aga meil ei ole hetkel lihtsalt muud varianti. Ja selles mõttes, et ma ei tohiks viriseda, sest et vähemalt meil on olemas kindel töökoht, mis meid ootab, või no vähemalt Siimul. Mina kohe, kui me sinna farmi jõuame augusti keskel, siis mul ei ole seal veel tööd. Siimul ainult on. Minule on seal tööd alles septembri lõpp, oktoobri algus, ehk siis ma pean niikuinii leidma töö kuskil baaris või kohvikus. Mis on selles mõttes tore, sest et ma nagu ma ütlesin ka siin ühes vlogis, et kui ma käisin siin proovipäeval ühes kohvikus, on ju, siis ma tundsin ennast nii nagu energilisemana peale seda, nagu ma oleks patareisid laadinud selles kaoses ja selles nagu inimeste ümber, mis mõne jaoks võib-olla kõlab väga naljakalt. Aga sotsiaalse inimesena, nagu ma vähemalt kunagi varem olin, siis kui sa veedad üle poole aasta, ma ei saa öelda täielikult, tahtsin just öelda completely estonglish, on ju. Ma ei saa öelda, et ma olen täielikult olnud isoleeritud, sest et on hullemaid olukordi. Aga ikkagi, kus sa nagu 95% ajast veedad üksinda, ülejäänud 4% ajast veedad sa koos oma abikaasaga ja siis see 1% ajast, kus sul on võimalik kommunikeerida teiste inimestega, kes su ümber on. Ma ei mäleta, mis mu jutupoint oli tegelikult. Aga teate, nii mõnus on välja öelda neid asju. Siim on neid 1000 korda juba tegelikult kuulnud kõik, aga nii tore on nagu veel välja öelda, sest et mina olen näiteks alati leidnud, et kui mul on mingisugune probleem olnud või mingisugune jama olnud, siis peale seda, kui ma välja ütlen seda mingi 10 korda erinevatele inimestele, siis mul hakkab kohe palju kergem. Seega jagatud mure pool murest või mis see väljend on? Jagatud mure on pool mure, palav on ka. Jah, mis veel? Ma mõtlen, kas on veel midagi öelda. Ka vist ei olegi hetkel rohkem midagi öelda. Seega tänan tähelepanu eest. Praegu olengi, Siimuga enne Siim läks välja värsket õhku hingama. Mina siis jätkan edasi-tagasi toas kõndimist, sest et see on ka toredam praegu, kui me oleme lihtsalt olnud diivani peal päev otsa selle ees või siis selle asja ees, millega ma praegu filmin, on ju. Nii et, mis on ka vahelduseks selles mõttes väga okei, et kogu aeg ei peagi midagi tegema ja ega meil ei olegi siin väga teha midagi. Aga lihtsalt nagu kaua sa jaksad. Seega meie tänased põnevad tegevused on poodi minek, see on alati üks väga põnev tegevus, saab majast välja. Ja siis ma ei teagi, Siim ostis uue pusle vahepeal ja me oleme puslesid kokku pannud, ei olegi seda väga vlooginud, sest mida sa ikka vloogid, paneme pusled kokku. Aga näiteks see oli pusle, mida me hiljuti kokku panime. Mingi 5 tunniga äkki panime kokku umbes, ma arvan. Mitte, et see üldse oluline oleks, aga lihtsalt mainin. Ja siis näiteks see on järgmine, mis meid ees ootab. Võib-olla paneme täna. No ilmselt alustame täna sellega. Sest et jah, ühesõnaga on lihtsalt väga isegi tea, mis õige sõna võiks olla, mis kirjeldaks neid päevi. Aga jah, aga muidu läheb hästi. Oleme ilusad terved, söök on külmkapis, maja katuse peal, tähendab mitte maja katuse peal, vaid katus on pea kohal, on tegelikult see, mis ma öelda tahtsin. Vot, nii et järgmist uudisteni.